konverentsi avasõnad teeb siis botaanikaaia direktor Urve Sinijärv. Nii et kutsume ta siia. Tere tulemast Tallinna botaanikaaia elurikkuse konverentsile, nii kohapeal viibijatele kui ekraani taga jälgijatele. Tallinna botaanikaaed saab järgmisel nädalal 60-aastaseks, nii et tänane konverents on ühtlasi juubelikonverents. Selle pidamisel on päris pikad traditsioonid, järjekorras on see 8. ja peetud on neid alates 86. aastast iga 5 aasta järel botaanikaaia suuremate tähtpäevade puhul, nagu siis selgi aastal. Ja üldnimetus on neil konverentsidel olnud algusest peale inimmõju Tallinna keskkonnale ja iga kord on keskendutud siis ühele konkreetsele eraldi teemale. Ja seekord on siis tähelepanu elurikkusel linnas. Kuidas seda säilitada ja ka suurendada? Teema on väga aktuaalne ja seotud suuremate protsessidega. Üha rohkem hakatakse mõistma looduse tähtsust ja olulisust kõikidel tasanditel, alates üksikisikutest kuni globaalse ökoloogiani välja. Ja koos sellega on ka paljud linnakeskkonna rohelust puudutavad küsimused ja seisukohad juba kas muutunud või muutumas. Ja nii on see ka Tallinnas. Meie oleme Tallinna linna asutus ja tegelikult pidigi esimesed avasõnad ütlema Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdman, kuid pean hakatuseks edastama tema kahetsuse, et ta ei saanud konverentsi avama tulla, kuid selleks on ka mõjuv põhjus. Nimelt koguneb siis täna hommikul esimest korda uus linnavalitsus järgmise aasta eelarve plaane arutama. Nii et see on koht, kust puududa ei ole võimalik. Kuid koos oma vabandustega saatis ta ka sõnumi selle kohta, kuivõrd oluline tänane konverents on ka tema enda jaoks ja avaldus ka tõesti pettumust, et ta ei saa tänase mitmekesisest päevast osa saada. Väga mitmekülgne see päev tõepoolest on. Teemade ring on lai. Me räägime mullast, mis on aluseks taimede kasvule ja mis omakorda saab või lähtub maast, aluspõhja kivimitest, reljeefist, kliimast, ajast ja paljudest muudest teguritest. Ja taimekasvatajad, nagu meie siin, keda me ennekõike oleme, saame öelda, et muld on meie kuld ja kõige alus. Aga me räägime selle kõrval ka veest, mis on samuti väga oluline ja me räägime vee elustikust. Muidugi räägime täna palju ka taimedest, nii omadest kui võõrastest, tavalistest ja haruldastest. Ja botaanikaaia tegevus mõistagi ongi seotud ennekõike taimedega, kuid juba päris algusest peale on see lähenemine siin olnud märksa laiem ja ökoloogia on olnud tegelikult botaanikaaia üks alustaladest päris algusest peale. Ökoloogia puhul me räägimegi tegelikult kõigest elusest ja me räägime sellest, kuidas kõik on ka kõigega seotud. Taimed on sealjuures üks väga suur, ülioluline ja silmaga nähtav roheline osa sellest. Ja paljude teiste elustikurühmade eluolu sõltub paljuski ka just taimestiku pakutavatest tingimustest ja ka vastupidi. Taimestik omakorda näiteks juba mainitud mullast ja veest ja ka tolmeldajatest, kes samuti täna jutuks. Nii et elurikkuse konverentsil me räägime tegelikult kokkuvõttes maast kui elusorganismist ja ökosüsteemsusest. Veel on tänase konverentsi tähelepanu suuresti igaühe loodushoiul. Elurikkuse säilitamise ja suurendamise juures ongi peamine see, et oluline on kõigi linnakeskkonnas siis linnaelanike endi kaasamine.
See ei saa mingil juhul olla vaid linnaasutuste ettevõtmine ja pigem peaksid linnaasutused olema siin linlastele toeks, eeskujuks, julgustajaks, eestvedajaks. Ja see võib olla antud teema puhul isegi üks võtmemomente. Ükski amet ei tee midagi ära, kui inimesed sellega kaasa ei tule. Ja kuidas siis inimesed saavad oma ümbrust linnas ise kujundada ja rohelust nii-öelda edendada? Kui me mõtleme, siis linnaelanikud elavad linnades kas korterites või eramajades ja mõlemad eluviisid tegelikult võimaldavad selles kaasa lüüa. Oma eraaedade puhul on see kõige ilmsem, inimesed saavad kujundada maja juurde kuuluvat aeda, aga ka maja ümbrust üldiselt. Uus nähtus on kogukonnaaiad üle linna ja ka Tallinnas on neid juba ligi 100. Tänasel päeval tuleb neist ka rohkem juttu põhjalikumalt. Veel, omaette liikumine on kodanikualgatus linnaosades. Ma ise elan uues maailmas ja võin öelda, et seal on päris mitu head näidet, kuidas kodanikualgatuse korras ja linnavalitsuse toetusel on tegeletud rohekeskkonnaga. Ja samuti korteriühistute haljastus. Ka siin on inimestel hea võimalus kaasa rääkida ja seda võimalust on ka hiljuti lähemalt käsitletud elamumajanduse konverentsil. Nii et viise igaühe loodushoiuks linnas on tõepoolest päris mitmeid. Ja tõsi on ka see, et Tallinna linn üha rohkem elurikkusele tähelepanu pöörab ja seda seoses nii Euroopa rohelise pealinna staatusega ülejärgmisel aastal kui üleüldise rohepöördelise suunitlusega lähitulevikus. Aga lähemegi siit nüüd edasi juba asja juurde. Soovin põnevat päeva ja head elurikkuse konverentsi.